Palju õnne, Gunnar! Said mõlema hobusega edasi ümberhüpetele ja olid mõlemaga ümberhüpetel puhas. Lisaks oli sul esimese hobusega veel päris suur edumaa teise koha ees. Kuidas tunne on ja kuidas kommenteerid? Ei, tunne on väga hea, pole tükk aega sellist võidutunnet tunda saanud, nii et ja eriti on hea meel mul selle hobuse üle, kellega ma võitsin, sest eelnevad päevad ta ei olnud veel vormis ja nüüd täna ta näitas ennast väga heast küljest, isegi minu väiksed vead parandas ära, nii et väga tubli oli. Nüüd eile oli meil 2 inimest ümberhüpetele. Täna neist kumbagi me ei näinud seal. Oli 8 inimest. Et kuidas kommenteerid raja tehnilisust? Eile oli üks raske koht, oli 3. süsteem ja see võttis neid nulle palju ära, aga mõlemad rajad olid oma raskete kohtadega, vähe lihtsamate kohtadega, nii et ma arvan, et eilsest sõidust need ratsanikud, kes täna nulliga sõitsid ja paljud veel tegid järeldused ja püüdsid täna olla paremad ja rohkem keskendunud, nii et tänu sellele ka rohkem nulle täna. Just oli näha, et eile see pinget ei pakkunud. Nüüd, mis eesmärgid teil tulevaseks hooajaks on? 2 nädala pärast või üle nädala pärast siis peab Poola sõitma 4 tärnivõistlustele, kus ma võtan oma 2 parimat hobust kaasa ja 3. väiksema tärni peale. Ja siis jooksvalt vaatab, mis edasi tuleb, maailmakarika etapid meil ja ega ma Poolast kaugemale ei lähe väga. Ma küsin veel lõppu, et kuidas te ürituse korralduse ja organisatsiooniga olete rahule jäänud? Eks nad on tublid, et see ilm pani kindlasti neile põntsu, et seal tallide ümber on suht porine aga plats on siin väga hea ja soojendusplats ja tõkked on ilusad ja brigaad on hästi töökas ja saavad ruttu rajad üles, nii et ma arvan, et võib asjaga rahule jääda, kui vihma poleks nii palju olnud. Aitäh sulle, Gunnar, ja aitäh tänase elamuse eest. Soovime edu edaspidiseks. On ka tagumine latt 150 cm kõrgusel. Ja Gunnar on nüüd rajal, teine ümberhüpete takistus. Üsna väikse pöördega tuleb süsteemile, edukalt ületatud. Akser. Ja nüüd ei ole muud Gunnar kui gaasi. See nii puhas sõit, konkureerib iseenda ja Aleksandr Sakursivga, aga tegi kiire sõidu 42.35 aeg ja läheb juhtima ümberhüppeid. Ja selle puhta sõiduga lähevad Gunnar Klettenberg ja Esprit de Boisson jällegi võistlust juhtima. Oma kellad välja pannud ka võitja enda soovi järgi kokku pandud käekella. Luoma Watches has presented first place with design watch, which is made according to specification of the rider. Trying but found out you can shut it off. So make me see